Täna on Volbri õhtu ja Volbri tuli on üks nendest tuledest, mida rahvakalendri tähtpäevadel ikka tehakse. Ja õnneks on ilus õhtu, ainult natuke külm. Milline ta oli varem, seda me ei oska ütelda, räägime kliima soojenemisest. Aga ma arvan, et ka praegu on siiski see võimalus olemas, eriti kui me seisame 5 meetrit üksteisest kaugemal, vähemalt. Ja lõkke ääres on väga tore olla ükskõik mis ajal. Volbri päev iseendast on üks huvitavamaid päevi üldse Eesti rahvakalendris ja seda sellepärast, et siin jooksevad kokku nagu aastasadade teadmised ja uskumused ja kombed. Ja sellega on niimoodi, et 1225, arvestage välja, kui ammu see oli, on juba teated, et germaani rahvastel on maipuud tehtud. No mis see maipuu oli siis? Maipuu on niisugune, et kas tuuakse see kask või mõni teine puu või tehakse lihtsalt agregaat ja seda on kergem kanda. Kantakse ühest kohast teise, tuuakse kuskil linnatänavale, tantsitakse, lauldakse seal ümber ja see on nii ammune komme. Ja milleks see komme? See on selleks, et ikkagi kevad tuleb. Kevadet tuleb vastu võtta, tantsida, laulda. Ja see on hästi vana. Meile tuli ta hiljem ilmselt umbes samal ajal kui jõulupuu sinna meie Reevali linna, meie Tallinna linna, kui need gildi kaupmehed ja meistrid ja sellid võtsid siis oma naised ja noorikud ja tütred ja pojad kaasa ja läksid kõik sinna ümbersist rallima. Ja maipuu on olnud siis natuke teistmoodi, sest siin on olnud küllaltki palju selliseid kindlaid ettevõtmisi. Näiteks on, ja need on meile ka tulnud muide, Narvas on teada, et oli papagoi laskmine. Teate, mis see on? Papagoi laskmine on niimoodi, ja keegi siin noogutab. Papagoi laskmisega on niimoodi, et on ka kukke lastud ja on ka olnud elusat lindu lastud siis. Aga see oli siis täpsusküti välja selgitamine ja olid seal muud trikid ka, mida pidi siis tegema ja kes kõik siis hästi tegi ja sellele vastu pidas, siis valiti tema siis kas maigrahviks või oli siis niimoodi välja valitud, tema valis veel endale siis maigrahvinna kõrvale ja see oli kõik niisugune vahva. Noorte ja vanade koosviibimine, rohkem ikka noorte. Aga meie saime sealt siis selle sõna meiud, sest et see meibaum, nagu ta saksa keeles on, tuli meile siis üle, võib-olla mõisate kaudu, võib-olla väga palju hiljem. Mõisajad veel alguses ja üldse meil ei olnud, aga nemad kindlasti kandsid meile neid germaani rahvaste traditsioone siia. Huvitav on see, et inimene vajab midagi negatiivset ja tahab olla selles rollis ja täna olen mina ka vastavas rollis. Nii, Volbrinõia moodi ja ma mäletan seda, kui mu omagi lapsed olid nii, et siis pidi olema umbes samasugune lapitud seelik, sest pidi olema nõiariides. Noh, luuda meil ei olnud, aga hakkama saime ja lastel oli hästi tore olla. Aga mis lõketesse puutub, siis see tuli, see, mille me täna teeme, see on olnud siis selle 1. mai eelõhtu tuli ja see on olnud nende jüritulede järg meie poolt, aga teisest küljest siis on nii, et mai vastuvõtmine. Ja siin seda maagilist nagu jüripäeval jüritule tegemise juures enam ei ole. Siin on ikkagi niisugune meelelahutus. Kui vanasti töö algas jüripäevast ja koliti teise kohta ja vahetati ametit ja mindi sulaseks tüdrukuks, siis oli huvitav nagu tutvumise õhtu, ütleme, nagu praegu öeldakse. Et noored tulid kokku, pill oli muidugi käepärast ja tuldi siis külavainule või kindlasse kohta, enamasti sinna samasse, kus jaanitulki peeti ja tehti see maituli. Mai, maas, jaan, jala peal, niisugune ütlemine käib siia. See tähendab, et see ei olnud teiba otsa pandud. Ja kui me räägime nüüd jaanitulest, siis jaanituli on ikkagi päikese kultusega seotud tuli ja ei ole tõrjevaakline tuli niivõrd. Aga kuigi võt siiski, sest me teame, et kuhu jaanipäeval
tulesuits paistab, seal kasvavad head viljad ja kõik niisugune. Aga meie maitulega sellist kommet ei ole. Noh nii, kellel on nüüd niisugused riided, mis katavad, siis vaadake ette. Panime kõik nii, et ei kordaks. Kui sädemed tulevad peale, siis ei ole mind saagi. ei, ega me ei tea, kas ta veel jääb põlema. Ega haab ei ole nii hea põle. No Volbri tuli oli siis ikka nagu tõrjemaagiline tuli ilmselt seal, kus ta tegelikult on tehtud. Ja meil on ainult Soomest on, et see oli ka karja väljalaskmise päev ja siis no Soomest tuleb ju kevad hiljem. Aga mis meisse puutub, siis meil on ainukene on see, et see on hea kaunvilja külvipäev. Ja olgu siis uba või hernes, on 1. mai on see päev, millal tuleb maha teha. Seal on oma ratsionaalsus sees, sellepärast, et siis ei jõua herne uss jaole ja herne kaun saab ennem liiga kõvaks, et ta enam sisse ei pääse ja kasvab siis hea hernes, aga huvitav, et Lääne-Eestis seda ei ole, et kui levikukaardi pealt hakkad vaatama, kõik need teated kokku panna, mis Eesti Rahvaluule arhiivis on selle kohta, siis see on ikka väga ida-eestiline, jookseb sealt kuskilt Järvamaa servapidi allapoole ja võib-olla 10 teadet on siis Lääne-Eestist, kuigi tegelikult arvaks, et kui ta on ikkagi lääne mõjuline või Germaani mõjuline, et siis võiks olla sealt poolt. Nii et ma ei teagi, kust see meile on tulnud, aga see on siis meie kombestikus kõige olulisem joon üldse talurahva kultuuris. Aga kõik need tudengite käimised, mis on olnud vanasti, sest et Balti-Saksa mõisadest oli ju palju neid tarku mehi ja pärast kuulsaks saanud mehi, kes korporatsioonides olid ja siis Eestimaa pinnal neid kombeid pidasid. Ja siis veel päris sammu need gildiaegsed, et need jooned on kõik olnud teatavat seltskonda pidi, teatavat valikut pidi ja talurahvasse ei ole need sellisena puutunud. Kõige suuremad tuled, mis on väljas tehtud, ma mõtlen siis, on ikkagi see jürituli, mis on küll tänapäeval saanud uue sisu jälle, seepärast, et see on siis, kes on ikka noorest põlvest tasujad lugenud, Bornhöhe tasujad, see on ikka vahva raamat küll, kuidas need tuled siis kõik sütivad ja läheb võitluseks ja see on siis meie vabadusvõitlus ja järgmine siis võtame, on see jaanituli, mis on siis kõige ja kõik need Lõuna-Eesti jaanimäed, kui palju on kohanimesidki juba sellest tekkinud ja see, et kas ta on siis Jaan jala peal või mitte, aga maituli on lihtsalt siis selle jüritule paralleel ja seda hakati tegema minu meelest siis, kui Eesti omariiklus algas ja meil hakkasid töölepingud siis 1. maist ja 1. oktoobrini need suvetöölised, see oli täpselt samuti tutvumise õhtu, kui see jürituli oli saanud, kui tema maagiline tähendus juba nii väheseks jäi. No maagiline tähendus jüritulel oli niimoodi, et suitsetati soe silmi, et siis hunt haiseb ja koerad tunnevad lõhna ja ei tule karja juurde ja sest et Püha Jüri oli ju huntide karjane. Nii et ka tänapäeval võiks olla aktuaalsem see asi. Kõik need naised nõelusid ja õmblesid, et jälle torkida silmad pimedaks hundil, et ta ei tuleks ja meil on praegu need karjakasvatajad üsna tugevalt hädas sellega. Ja kui nüüd jaanituli ära saab, siis on nii kõva heinategu talurahval, et siis ei olnud mingit tule tegemist kuumal ajal enam. Aga kui me räägime nendest välistuledest, siis on niimoodi, et juba suve keskpaika või suve tulekut, see on siis aastajaotustähisena, on peetud mitte jaanipäeva peal ainult, vaid soomlastel on samuti
Sarmela selle kaarti peal on, kus on nende, selle asemel on võimalus teha siis heinamaarjapäeval, see on 2. juuli ja siis setud nende usualal teevad seda Peetri pinu ja Peetri sõira ja kõike sellist ja seal on see Peetripäev siiamaani nii palju tähtis, et see on siis see Peeter-Pauli päev meil Tartu linna aastapäev. Nii et ikkagi mingi pühak on seal siis taga ja see keskmine võtab kõik endale, nii et teiste juures läheb ära ja Mihkli tuld on peetud, karjased pidasid Mihklipäeva, see oli siis kõige viimane tule tegemine, kus olid mitme pere karjased koos ja tehti paremaid söökisid ja oli niisugune vahva lõpetus, rohkem vastlatuld on tehtud, aga meil vähe, aga meil on hakatud tegema vastlatuld siis nüüd, kui nõukogude ajal ei tohtinud kirikukalendri tähtpäev pidada, aga vastapäev oli siis nagu spordipäev ja liikupüha pealegi ja kirik seda ei tähistanud, nii et aasta algus on ta kunagi olnud, aga ise sellest. Ja siis on tehtud see tuli maha, et lihtsalt inimestel soojem oleks. Ja see on siis nagu see keskpaik, kuhu kõik kokku tulevad ja siis jagatakse seal vastlakukleid või midagi, see on niisugune hilisema ajavärk olnud. No kuskil sealt 60ndatest aastatest peale, kui koloosid vähegi jalad alla said. Aga mida veel meil oli vaja, et me saaksime mingit ühistunnet, oli siis see, mis praegu on küllaltki elavas kasutuses, ütlege, mis püha see on. See on suve ärasaatmise püha. See on viimane laupäev. Muinastuletöö veel. Muinastuletöö täpselt samuti. Sinna on ilus legend juurde tehtud. Legendi on vaja ja kui seda ei ole, siis see tehakse. Ja siis on kõik Läänemere rahvad panevad, kes vee ääres elavad, panevad sinna need tuled põlema ja siis tekib niisugune koosolemise tunne. Me kaitseme kõik oma merd ühiselt. Niisugune ilus. Huvitav ongi see, et tutrad toodi tulesse, sellepärast, et tutrad on need isased umbrohud ja siis isased lina, need tutrad. Et mingisugust vana sodi ei toodud, aga kui Jüri tuld tehti maja juures õue peal, siis on need niisugused, puuriida maalt niisugused prahid ja niisugust korjati ikka küll ja võib-olla, et oli mingit vanakolu ka, aga mitte vajalikku kuskil jäänud midagi. Aga jaanitulel on nii, et tooge puida tullessagi on küll, aga ikkagi ju nad siis võtsid sümboolselt kaasa, et võt seal on see oluline, et iga inimene, iga kogukonna liige osaleb millegagi. Ja siis on see, et tooge pardid paelad kaelas ja tooge kanad, tooge munad. Mina ei tea, kas need pardid on seal riimi pärast või siis on tegelikult ka, sest et kui võtta hiide mindi, siis ikkagi võtta need soome-ugri rahvad, seal on kogu aeg mingid paremad loomad ja veristatakse seal ja käis asja juurde. See on kõik nii ammu, et meie omad niisugust asja, me ei saa seda otsustada, kas meil oli või ei olnud. Kägu on ornitoloogidel teada, et ta saabub just 1. mail. Nii et kuulake siis hästi ja katsuge just väljas olla õhtul, et siis tuleb õnne kägu ja terve aasta on teil hea õnn. Aga vahest juhtub nii, et hommikul hoolekägu kannatad veel ära, aga kui see lõunakägu on, siis see on nii, et saad lohutada ennast sellega, et kui lõunaaeg kuulad, siis on leiba hästi jätkub sul. Nii et rahvas on leidnud ka ikkagi tagavara võimaluse siin, kuidas ilusamini öelda, sest muidu on leina. Ja pääsukene on nii, et rohkem jüripäevaga mõõdetakse, et kui enne jüripäeva või pärast jüripäeva, siis tuleb vastavalt suvi siis ja käu kukkumine on siis rohkem see, et kui kaua ta kukub pärast jaanipäeva, kui kukub, siis tuleb pikk sügis ja soe sügis.